Tšau barbekassad! Aeg on siis käes anda 2025 top 5 retseptid. Kõigepealt siis see, mis ma esmaspäeval ütlesin, ehk siis kohad 10–6 olid minu jaoks. 10 oli siis pampsi krevetiroog, 9 oli suitsupeekon, 8 sea küljes tehtud tortilla, 7 kirsiribi ja 6 Big Boys. Nüüd edasi 5 kuni siis esimene koht. 5. koht roast beef ürtidega. See oli minu jaoks hea leid, kuigi ma tegin selle täitsa valest tükist, ütleme niimoodi, et ribai tükist paras patt oli seda teha, aga hea ta oli ja ma pean selle sinna panema, seepärast, et ta lihtsalt oli väga hea, eriti selle valge kastmega. 4. koht on kõige viimane retsept eelmisest aastast, ehk siis meie jõuluporketa, mille me Martiniga tegime. See oli tõsiselt maitsev, see krõme nahk ja kõik värgid, perfecto. Kuigi mõni ütles, et rosmariini maitse lõi üle, pane vähem siis. Pane vähem ja on vähem seda rosmariini maitset. 3. koht on üllatav, sellepärast, et see 3. koht on väärt ainult seda siis, kui seda teha täpselt nii, nagu mina tegin. Nagu ta. Ja täpselt siis tuleb see lõpptulemus selline, et ta on väärt seda 3. kohta seal. See on barbecue sink, ehk siis need küürmi asjadega ettevalmistatud seakülje tükid ja siis ma tegin barbecue meetodil need. Ehk siis kuumalt lasin, küpsetasin nagu barbecue liha ja siis see wrap ja sealt tulnud see vedelik, kui selle sees solgutada, siis see maitseplahvatus oli väga hull, aga see täpselt nii nende asjadega sellises koguses, siis on see täpselt perfektne, aga see oli minu väikne lootus, et see võib-olla esimene pekki läinud asi, et see üldse ei kõlba, aga see vastupidi kõlbas niimoodi, et ta on mul siin kohal number 3. Kohal number 2 on midagi, mida ma tegin selleks, et lohutada Vikmani selle eest, et ma keerasin jumala normaalse tomahawki tuksi, ehk siis ma tegin steigi ürtidega, ehk siis ma viskasin sinna kõik, mis ma oskasin ja teadsin, ja see ürtidega steik tuli hullumeelselt hea, et see oli siuke ürdine veise plavat, see oli tõesti hea, et tõesti väga hea asi oli see, et see vaikselt minek ja nii edasi, see kõik sobib sellele lihale super hästi. Aga nüüd, koht number 1 ja kusjuures ma ei pannud seda algus number 9, aga siis ma hakkasin mõtlema, et mida ma siis kodus teen nagu ja mis mulle endale meeldib ja see on midagi, mida ma olen tegelikult siin läbi erinevate retseptide või erinevate saadete tegelikult ju lihvinud ja andnud teile järjest nagu uue ja parema versiooni sellest ja see jõudis sel aastal viimase variandina sinna, mis mulle nagu tõsiselt meeldib. See on Texase ribi. Ülilihtne teha. Üks maitseaine, üks kaste, the end. Ja sellisel meetodil, nagu ma selle viimati tegin. Ja see tuleb iga kord hea. Et selles lihtsuses peitub võlu, see on ülivana meetod millegi tegemiseks ja see lihtsalt on väga hea. Ja seal on sealiha maitse olemas, seal on taadara ja siis saad lõpuks veel selle magusa ja soolase balansi veel ilusti kätte. Ja ma teen seda palju, teen seda kodus ka ja teen seda täpselt selliselt. Vot nii. Kirjuta siia alla, mis oli sinu kõige meeldejäävaim asi või mida sa minu retseptidest kõige rohkem teed. Seniks aga, tšau paka, kohtume esmaspäeval.